Nii, tere! Ma alustan oma juttu siis nüüd juba 12 aasta tagusest perioodist. Nimelt ajast, mil 26. septembril teatati Muinsuskaitseametile, et Saaremaalt Salme lähedalt on välja tulnud inimluid ja muinasesemeid. Aga muinasesemete leidmisega ja sellega tuvastamisega, et ta nüüd kindlasti on mingisugune arheoloogiline, klassikalises arheoloogiline objekt, oli natuke segadus, kuni Arnold Unt, see on sõjahaudade nagu hooldekomisjoni usaldusmees, kohale läks ja siis samast inimluude kõula kraavipervelt leidis ära visatud rauatüki, mida arvati algul ka Arnold Unt ise arvas, et on tegemist mingi kastiservaga, aga see osutus hoopis mõõgatera otsaks. No vot, ja siis nii ta läks. 30. septembril võttis minuga ühendust Ants Kraut, tolleaegne muinsuskaitse arheoloogia peainspektor, ja tegi mulle ettepaneku siis minna neid muistist uurima. No ja kuna mul oli just Läänemaal ekspeditsioon lõppemas ja mehed ei olnud veel demobiliseeritud, siis ma sain meeskonna kiiresti kokku, saatsin 2 sinna ette kortermeistriteks ja siis järgmisel päeva 3. oktoobril, 2. oktoobril läksid poisid kohale ja 3. oktoobril siis oli siis antropoloog Raili Alme, Mati Mandel, siis Keilast veel üks ja siis läksime koha peale ja vaatasime olukorraga tuttuma. Ja nii see algas. Koht on, nagu pildi pealt on näha nüüd, Nii, koht on siis siin näha nüüd selle peal, see on siis see Salme ümbrus, see on nüüd sinna veidi maad sinna Sõrve poole ja täpselt kõige kitsamal kohal, kus Sõrve säär nagu liitub Saaremaaga. Ja sealt läheb siis selline endine väin, praegu Salme jõeks nimetatav ja selle ühes otsas Liivi lahepoolses servas on siis 2 matuselaeva. Ja selline pilt oli avanes kaevamiste alguses. Siin juba paar päeva on töötatud, on mõned liivahunnid on teisaldatud, aga veel suurem osa on alles. Ja nüüd siis selline maastik oli selge, et siin on nüüd teine samasugune pilt. Ja et leiud, need olid siis meie eelinformatsiooni allikas kaevamiste alguses, leiud, mingisugused kummalised sellised poolkerakujulised moodustised, mis meenutasid veise ja reelu pead ja hästi palju olid etnograafilise arheoloogilise materjalist taolised esemed kasutati värtna ketradena. Aga milleks nii palju toorikut, sest Eesti arheoloogilise materjalis absoluutselt puudusid sellised esemed, mis osutusid hiljem siis mängunuppudeks, mängunimeks on nefotahvel. Selle aeg ei teadnud selle arheoloogia, kuigi need oli 4 või 5 tükki koha peal, keegi neid ära ei tundnud. Häbi meile. Ja siis muidugi esemed olid siis pilgu peale vidates juba, et on näha, et nad on siis eelviikingas varasemalt selles periood, täpselt periood ja Mati Mandeliga vaidlesime, kas ta on nüüd 7. või 8. sajand või nende juppide põhjal ta siis osutus, et nii siia ja sinna poole. Siis paadineetide küljes oli puidujäänuseid. See tähendab, et need olid siis sellisest paadist, mida ei olnud põletatud, samal ajal kui relvad, eriti mõõgaots oli kindlasti tulesoleku jälgedega. Seda ma metallurgia uurijana siis väga hästi sain kohe sellest aru. Ja siin nagu 2 eri asja kohe, et need mängunupud ja paadineedid ja luud,
need nagu kokku hästi ei lähe ja peale selle leidsime mullahunnikutes hulganiselt põlenud luukilde. Ja kuna Saaremaal mingil perioodil oli ka maa-aluse põletusmatused, siis see ka väga suur kahtlus ei olnud, et seal on segame tõmmataks maa-alune põletus ja nüüd siis mingisugune muu objekt, näiteks teise maailmasõja aegsed, et need luustikud kuuluvad hoopis teise maailmasõja aega. Noh, miks mitte, selles kohas käisid lahingud väga paljud ja rannikul leidub alati paadineete. Ma olen Saaremaal üsna palju kaevanud eri objektidel ja ei ole ühtegi objekti, kus ma ei ole paadineeti leidnud. Nii et need on väga levinud, küll nad sattuvad sinna jaanituledega ja nii edasi. Nii et oli selline mõte, ja siit ma ütlesin juba, et mullahunnikutes veel põlenud luid oli. Ja vot see oli siis nendest kahest kokku pannes, et on põlemisjälgedega esemed ja põlenud luud, tegidki siis selle otsuse, et kaevand tuleb teha piisavalt suur ja siis saigi selle 8x8 ruutmeetri suurune kaevand avati või kus mullahunniku pead korjati ära. Nii et selline suur ala võeti lahti ja kõrvaldati ära ja siis kui üsna siis selle pinna lähedalt seda oli kooritud tugevasti, tuli siis selline tume viirg nähtavale ja nii kummalisel kombel oli võimalik seda kaevandit siia ja sinna pool nihutada, aga täpselt sattus niimoodi, et laeva üks ots oli pärast hiljem selgus, et oli ühes kaevandi diagonaali nurgas ja teine oli teises diagonaali nurgas, nii et päris laiendama kaevandit igal juhul ei pidanud. Nii. Ja nii see asi siis, mis ta nüüd hakkas? Asi siis läks. No siin on leidusid tuleb ja võt siin nüüd oli ka üks selline noole ots selline tüüpi. Nüüd on siis luustikul nendest omal kohal olid säilinud 3 koljut. No sel ajal üldiselt oli veel selline üldseisukoht, et laeva ei olnud leitud, et on tegemist siiski teise maailmasõja aegsete matustega ja sellepärast siis üldiselt see nagu meil üsna kiirendab korras, meil venis see asi, kuna antropoloogia tulnud meil kohale, et venis kaevamised ja siis nagu taheti meid kiirustada ja siis tehtigi seda ja siis oli üsna kiire korras käis üles, selle materjali ülesvõtmine käis. Siin on üks luude hulgas näha üks mängunupp, mis näitab, et see on segatud kohast ja tõstetud. Sinna hiljem tuli neid mängunuppe sellest kaablikaavist väga palju välja. Nii et need luud koos selle mängunupuga on sattunud ilmselt juhulikult sinna. Ja selline situatsioon siis ka, et luude selline täiesti segatud ja korrapäratu luude kogum. Seal oli ka üks eemale tõstetud koljujupats veel ja siis muud sellist. Nii. Ja nende hulgas siis, siin oli üks selline labajalg. Mis see seal tegi? Seda muidugi sel hetkel, sest teised olid kõik, et tundus, et ta on nii korralikult in situ ja omal enda koha peal. Aga nüüd hiljem siis, kui juba 2010. aastal 2013 laeva saal siis umbes 30 meetrit lõuna poole, seal siis otsisime laeva siis teist otsa ja vot sealt tuli välja siis üks selline jalalabad tuli ka või jalaluud tulid välja ja näete nüüd selles seinas, kus see nüüd jäi, et kus see puldi pealt pane seda rohelist nuppu, seda laseriga näidata. Kus rohelist? See oli siit nukast või? Alumine. Alumine see? Okei. Näete siin on näha seinas profiil, eks ju, selle seina peal. Et see on näha, et on läbi kõigis kihtis kaevatud ja see tume viirg, nüüd läks vale nupp ja see tuli siit vist tagasi, siit tuli tagasi. Ja. See tume viirg, nüüd läks jälle. Jah, ikkagi. Nii. Ja siin on siis tume. See on nüüd ka hiljem tuleb veel näitan seda, et seda tasub meeles pidada. See on
on teise laeva siis kõrgus, selle tasandil umbes tuli teine laev välja. Selgelt on see hilisem matus ja ilmselt pärineb see on siis üks selline, kaevasime selle luustiku täielikult välja ja süsinikanalüüsi küll tegemata veel, aga on võimalus nüüd teha, kui vajadus tekib, aga üldiselt on selge, et see võib olla teise maailmasõja, eriti just 1944. lahingutes pärit langenud sõdur. Nii et selline asi. Et minu arvates see jalalaba ja siit on siis ka niimoodi, et ma üldiselt ei arva, et sinna ka esimesse laeva oli maetud need luustikud nii segamini ja korrapäradu või istuvasasendis nad kindlasti, siin on nüüd näha siis siin ees koljujäljed veel siin on selles seinas koljude põhjades jäljed, nii et see on nüüd veel laeva veel ennast väljas ei ole, aga umbes sellelt kõrguselt hakkas hiljem tulema siis sealt juba laevaneedid. Nii, nüüd on siis ülokestlane, see on nüüd teine üks ülokestlane leiab siis laeva, on siis ülokestlane, jah, tema kaevas sai kraavis ja sealt kraavi seinast tuli neete välja, aga sellega ta kaevas sellist nagu kanali sinna sisse ja siis ma palusin, et nad võtaksid nagu selle, ja see terve see tumme osa, see läks liiga sügavale pinnast sisse ja seda oli vaja siis nagu tasapinnasta ja siit me võtame siis seda kruusa või looduslikku pinnast võtame. Siit tuleb nüüd üks selline, ma panin üles sellise kirja sinna. See kiri on nüüd Marge Konsa kiri Neil John Lundqvistile 20. novembrist 2020 ja kus ta siis ütleb just need sõnad, et ei ole kunagi ulatunud meri sinnamaani. See nüüd oli uurimistöö lõppraporti põhjal tehtud avaldus. Aga siin on näha, et selgelt on need setet, ta ei ole setet sisse kaevatud ja seda, varem oli vaid need setet on laevale juurde tulnud. Kuidas see on tulnud? Kas laev on kaetud ja nüüd sinna meri ja need tormid on siis selle pinnakatte või selle kuhjatise ära uhtunud pealt ja siis sinna on need alla matnud. Kuidas just täpselt nii kõrgelt mingisuguse tasandini on siis säilinud ainult need neediread, mitte kõrgemalt. Kui ta oleks maetud sügavalt maa sisse, siis oleks ta võinud ka kõrgemalt säilida. Seda ei ole. Nii et probleemi on ja see tuleb ka teise laeva juures, ma vaatan edasi. Nii, ja nüüd siis muidugi ega siin palusin edasi kaevata ja nüüd kui neiu siin paremal pool oli leidnud paar neeti seal ämbri kõrvalt tulid välja, siis ma palusin Ülol, et vaadaku, kas tuleb vastaspoolt ka. Ja meil oli kombeks siis niimoodi, et kui mingi väga tähtis leid tehti, et siis anti preemiaks. Ja kuna külm ilm oli, siis see preemia oli selline, nagu seal juures pildid näha on. Ja nüüd on kellaajal fikseeritud, millal esimene laev avastati. Nii et laeva avastamine on 9. oktoobri kell 12:38. Nii. Ja nüüd on edasi juba, siin ei olnud midagi juba needirida järgides ja laev oli käes. Nii et selliselt. Ja nüüd järgmine päev siis juba on siis kõik kohal. Siis siin on nüüd näha siis Tõnu Veldre. See peaks siin olema, mis teksin. Tõnu. Et tema oli siis see, kes oli esimesena ja kes oli siis selle apologeet, et tegemist on, kuna ta sõjaaudasid korrastab ja hooldab, nendega tegeleb või nende just eriti Saksa sõjaaudade otsimisega tegeleb. Et siis ta nagu oli just, kes õutasid tegemist Saksa sõdurite matuse paigaga. No nii. Ja 10. oktoobril saabus Marge Konsa Mirja Ots leidudega tuttumine. Nii. Ja nüüd on siis juba kaevamised jätkuvad.
Aga nüüd on siis kohe tekib ka siin selle laevaga ja nüüd ka selle istumismatusega enne tuleb probleem, nagu näete. Ja nüüd Marge Konsa artiklis on öeldud selgelt, et leidusid ja siis, et paadipõhi on siis umbes 20 senti, 30 sentimeetri kogused on seda täidis, kuni põhjana laevas või paadis sees. Ja paadi põhjaosas on siis umbes 20-20 sentimeetrit kruusa või liiva. Ja selle peal on tumedam kiht, kus sees oli ka leid. Nii et tegelikult, ja selle samas, nagu me enne vaatasime, ma näitasin teile, oli koljupõhjad, mis on samal tasandilt. Nii et koljupõhjad on tegelikult samal tasandil ja istuma mahust matmiseks oli ruumi ainult umbes 10-15 sentimeetrit. No ilmselt see ei tule kõne alla. Nii et järelikult minu enda seisukoht, seda ei saa vist tõestada, ei saa aga igal ka mitte ümber lükata. Et luustikud olid maetud üksteise kõrvale, või mitte luustikud, vaid surnud olid maetud üksteise kõrvale, nii nagu teiseski laevas. Ja nende siis, nagu ka teises laevas, et keskkohta jalgade peale oli siis pandud veel 2 surnud, kuna siis nagu on selge, et seal nende minimaal isenite arv oli siis seal 7. Nii et selline paigutus, mis on tõenäosem igal juhul, kui see istuvad matused või segane pandud, sest nendele kaasa on pandud väga hoolikalt on nad maetud, rikkalikud panused just selliste eliitmeeste matustel iseloomulikud panused nagu mängunupud, linnud ja siis on vähemalt 3 mõõgast on seal asju. Üks on siis see käepideme osa ja siis osa, mis oli seal ka pildi peal juba nägime ja üks siis 2-teralise mõõga teraosa. Ja 2 käepide selline nii-öelda Lääne-Soome tüüpi West-Finnish type, et see on siis Salmo järgi, tema nimetab, mis on Soomes väga levinud, et seda tüüpi mõõga käepide ja selle mõõga tera on väga massiivne. Aga see tera, mis sealt välja tuli, see on pigem selline väga-väga kerge mõõga või sellise, kergrelv, light weapon, et seda tüüpi asi on selline mõõk. Nii et järelikult juba mõõga järgi 2 mõõka vähemalt on neid 2-teralisi mõõkasid. Ja kuna seda kraavi on see mitu korda kaevatud, eelmine kord kaevamiste juures üldse läks see tähelepanuta mööda, siis võidi neid ja siis on samuti seal läks maantee üle 18. sajandi lõpus läks sealt üle ja hiljem on 19. sajandi keskel oli siis posti tegemisega, kraaviga ja sellega. Et seda on seda kohta ja sealt lihtsalt asju on kaduma läinud ja ta ei ole kindlasti oma koha peal. Pluss siis veel teine maailmasõda, mis sellest kindlasti jäägitab mööda. Näiteks üksik jalg täiesti vabalt on, nagu praegu paraku Ukrainas peame nägema, et tihti näeme tee sees neid väikeseid aukusid, mis on tekkinud siis, kui on selline väikese kaliibriline miin, on näiteks potsatanud 50 sentimeetri miin, näiteks potsatanud sinna ja siis tekib umbes selline poolemeetrine või siis kuna väga väike pindmine kraater. Ja vaat sinna siis, kui keegi õnnetult seal see koha peal olnud sõdur pihta sai ja jalalabast ilma jäi, siis see nii-öelda ju auku oli see vaja ju ära panna ja siis muidugi, see on minu versioon. Igal juhul seda, et ta nüüd seal on koha peal, seda ma ei usu, sest ta oli liiga oma koha peal kõik asjad ja samal ajal ümber ainult luude mudru. Nii et see on, võidelda võib. Paraku vist ei ole võimalik seda proovi teha, sest need asjad on nii, nagu nad on. Nii. Ja siit siis nüüd on veel teine asi, et seal nüüd ma võtan korra tagasi veel. Näete, see leiu kogum seal siin. See teispool kraavi asub leiu kogum. Võt seal nüüd on ka niimoodi, et sellest tuli välja kammikatked tulid välja, raudneete tuli kammikatked ja üks kammikatke oli siin selle koha peal, samast kammist. Pluss siis veel
nüüd Liina Maldre määrakunte kohaselt oli samas leiukogumis oli ühe õlavarre luu, mille üks ots oli leiukogumis ja teine tuli kuskilt kaugemal kraavist värske murdejäljega. Nii et see kogum leiukobar seal ei ole tõenäoline, et see on paadiga seotud. Ja nüüd siin ongi siin üks ilus leid, mis tuli kraavi serva juures nähtavale. Leiukogum ise oli kusagil, siin kandis siin oli see needikobar. Ja et selline ilus paadi ninal selle all, kus need tikud on, oli ka siis raudneedid. Et see võiks olla siis üks laeva ots, nii et läheb mõne korra lühemaks, läheb oma väärikust ja kindlasti kaota siin veel kord samast asjast. Ja ega ta oma väärikust selle juttu ei kaota, kui natukene lühemaks jääb. Ja nüüd siis on siis kevad 2010 ja enne seda juba 2009. aastal ma vaatasin ka neid leide natuke ja seal tekkis siis probleem just raudesemetega, eriti mõõga asjadega, sest 2008. tuli välja ka üks kogum veel teise kraavi kaevamist, seal kus need mehed seisavad, mina ka nende hulgas, et sealt läheb üks kaablikraav, millega toodi siis nagu elektrit või kaevati uus kraav sinna elektri toomiseks. Ja selle käigus tuli välja täpselt samasugused esemeid, nagu oli esimest laevast, eriti kõik mõõgad, inimluid tuli välja, kõiki muid asju. Ja millest tehtigi dateeringud ja nüüd on siis niimoodi, et näete, siin on siis sellised mõõgajupid, mis läksid kokku oma vahel. Üldiselt selle ajal, kui leide käsitlesime, selle ajal keegi ei kahelnud, need on ühe tükid ja hiljem ka mitte. Sai tehtud nendest analüüsid, metallograafia, aga need on üks ots on kuumutatud, teine ots ei ole ja sealt tuleb siis erinevused tulevad sisse. Ja ka metalli koostise määramine õnnestus, aga paraku on ka teistel viikingil selle piirkonna mõõkadel täpselt samasugune metalli koostis. Nii et tegelikult olime sama koha peal tagasi. Nii et tegelikult nad võivad olla koos või mitte olla. Kui nüüd saab kindlalt, näiteks Ragnar Saage lubas, et tema nüüd oma projektiga on nõus tegema siis täiendav plasma, mis meetod see oli sul? Laserablatsiooniga. Plasmameetodideks põhiliselt, laseriga. Et sellega nüüd täpsemad analüüsid teha, siis äkki saab ära tõestada lõpuks, et kas need on siiski ühest mõõgatükid või ei ole. Ja selle juhul oleks probleemil lihtne lahendus. Kui ei ole, siis tuleb mingi uus asi välja mõelda. Kui on, siis on tegemist ühe sündmusel, nagu ma siiamaani arvan. Need mõlemad laevad on maetud ühel ajal. Sest dateeringud olid täpselt ühesugused. 1320 pluss miinus 30 oli siis esimest laeva dateering, see tehti Helsingis ja teises laevast leitud mõõgajupp on täpselt samuti, mitte laeva, inimluudest tehtud, oli ka täpselt samasugune 1320 pluss miinus 30. Nii. Ja selliselt. Ja siis hakkasime siis kaevama, et otsida sealt välja, et kaevamine pidi väga lühiajaliselt olema, et leida siis sellised pidi kujunema, leidade välja noppimiseks lihtsalt, et sealt siis mõni nädal ainult. Aga nüüd praegu on ikka sellest on möödas juba natuke 10 aasta juba, ikka uurima asja veel. Ja siis kogu see ala oli selline kive täis, tumedad laike, otsisime kraavi ja siit tuleb juba välja, nagu näete, tikurea on üks väike tikk on, see on üks mõõgapide juba, see aeg me muidugi ei saanud sellest aru. Nüüd pilti täiendasid veel siis samottkivid, nagu näeme selle asja juures, mis siis oli kindel märk selles, et tegelikult segatud. Pluss siis seda piirkonda nüüd oli mitte Elion, Eesti Energia kaablipraanidel nägin, et 4 kaablikraavi läheb sellest või 3 vähemalt on seal läinud või läheb läbi sealt. Nii et ei ole võimalik, et seal all ükski laev saab olla, nii et ainult segatud kiht ja kaablitest leidude korjamine. Muidugi nii ei läinud. Ja mõni veidi aega hiljem oli juba hakkas tulema siis asju. Ühel pool näete on siis paremal pool on kilbiots, on vist seda, ja siin vasakul pool on siis
vasakul pool on siis mõõgad, 2 mõõka tulevad välja. Need on laeva servades, oli kivide all algselt, seda ühte mõõga otsa te nägite. Ja teisel pool tuleb siis välja siis kilbi ole. No siin on nüüd siis näha leiud ja et ja siis kilbi peal oli koeraluud olid ja see on eriti oluline, sest koerale paigutunud niimoodi, et vaatame jah, siin on niimoodi, et temast oli järele, oli ka isegi paiga omas koha peal, oli ka sabaluud olid paigas. Ja nüüd on siis, näete nüüd, mis jääb sellest luude asjast siia poole jääb see ala, see on kruusaanne pind. Ja selle alt hakkavad tulema välja luustik. Need stratigraafiliselt on koera sabaluud, on liiva pinnase peal, mis on kõrgemal luustikest. Nii et koera maetud pärast või koera siis see liiva kuhjamine toimunud pärast viimase kihi luustiga matmist. Samal ajal koer läheb, Liina räägib sellest pikemalt, koer läheb siis läbi alumise kihi luustiki ja teise kihi, keskmise kihi esimese rea luustike peal on tema siis tagakäpad on luustik kontaktis ja pea on keskmise rea keskmise kihi teise rea luustik kaenla all. Nii et noh, see on koer on nagu päiskivi, mis seob kihid. Saba on stratigraafilist esimest reast üleval pool, mida ei ole võimalik matta enda altpoolt hakates, siis on võimalik matta teda hiljem sellest koera sabast, eks ju. Ja teised siis seob juba oma pea ja jalgadega seob siis keskmise kihi. Ja alumine kiht on juba selle tõttu, et alumist kihti ei ole võimalik varem matta või hiljem matta kui pealmist kihti. No kõik, lihtne. Nii. No siin on nüüd veel näha, siis see luustik hakkab välja tulema esimene luustik ja ega siis ka me arvanud, et seal tuleb selline luustik ja asjade pilv tuleb sealt välja. No nii, nüüd oleme siis selle liivakihi probleemi juures ja siin on lihtne arvutus, et siin on keegi on öelnud kusagil, et suur töö, et selle liivakihi kuhjamine 2 vahel oli kiht. See ei olnud nii paks, selle pildi pealt paistab, et väga paks liivakiht on. Tegelikult ta ei ole. Ta on umbes nagu 15-20 cm, 30 ta ei ole kusagil. Võib-olla kusagil mingite luude vahel on, aga üldkõrgus on umbes 20 cm maksimum. Ja siin on väike arvutus tehtud, eks ju, et umbes luustik kala on siis 12 meetrit ideaaljuhtumil, kui on täpselt ühesugused, on siis täis liiva pandud. Ja on siis, arvutada võib, eks see on siis 6 kuupmeetrit ja ma olen ise seda kruusaviskamist teinud keskkooli ajal ja siis oli üks persoon, oli siis ülesanne oli 1 kuupmeetri tunnis ja ma sain selle eest 75 kopikat viskamise eest. No nii et ühesõnaga see kruusa kuhjamine ei ole midagi väga üle jõu käivat. Ja siin on isegi võimalus see, et kui see matmine toimus, siis lõpuks oli siis ikka kuhjati sellele laevale peale mingi kuhjakene. Küll aga sel juhul võidi enne eemaldada laevalt pardad ja otsad ja katta kividega oli kindlasti kaetud ja vot sinna peale võis tulla veel kuhjatis. Aga see hilisema tormiga, see on siis ära uhutud sealt pealt ja siis sellised, läks ta edasi. Jah, kohe. Nüüd ma panen tempot. Ära, ja vot siin on nüüd see probleem on nüüd see, et näete seda viirgu siin ees, jah. See nüüd on siis nagu Mati Saarnisto, see on Soome geoloogia, Helsingi Ülikooli geoloogia professor ja tema hinnangul oli siis nagu see sai tekkida siis mingi eseme vastu tagasi põrgates ja selleks esemes antud juhul laeva täev. Nii, siin on näha ilusti, kuidas see laevatäev profiilis paistab ja kuidas selle vastu on. Ja see kõik on uhtunud sinna vastu ja tagasi peegeldus. Nii et igal juhul meri ulatus pärast matmist selle juurde. Nii, veel kord sama asi. Nii, nüüd on luustik ja vaatame siin natukene. Nii, nüüd ma lähen, siin on nüüd selle surnumaja probleem, eks ju. Nüüd on näha, et siin on, ma panen nüüd selle, nüüd siin ees siin on vist, ma ei näe siin, nii vist siin peaks olema, jah. On sellised sakid on näha.
see on siis selline üks kraav on kaevatud ja milline see kraav oli, ma loodan, et tuleb. Ja näete, see nüüd on 2012. aasta kaevandi plaan, see ülemine tume triip, näete, see on siis, kus oli see hall toru ja see oli laeva tasandil, laeva kõrgusel oli ja see sakiline kraav tuleb siis nüüd sinna teise kraavi läheb nurga all ühtub. Ja see võib olla nüüd kas selle Koolimaa mingisugune elektrika või teine võimalus, et ta on sõjaaegne kaitsekraavi rajatis. Need on nurgiti ühituvad need kraavid ja kaitsekraavid, nii et see on võimalik täiesti. Igal juhul see on kaitsekraavi osa ja see lõhkus ka seda hauda natukene. No nii, nüüd on näha, nüüd teisel pool ma näitasin enne seda joont, tumedat joont ja siit on ka siis laevakihi joon näha, mis on kattunud setetega, see oli laevakihi all. Nii, võtame edasi. Nüüd on põhjas on näha üks selline kruusakiht, mis võib olla tekkinud, et selle pealt on siis sellest kohast on võetud liiva, mida siis kuhjati laeva ja pärast sinna moodustunud, ta mingi aeg siis seisnud vabana, sinna kogunud vett ja nagu te teate, kevadeti nii mere ääres seda ikka juhtub, on selline roostene vesi koguneb ja vaat see võib siis värvinud olla selle kruusa. Nii et see on üks võimalus, aga kuna mul see kõik on alles seal all, ma ei kaevanud kõikalt lõpuni, see osa on siis on võimalik asja kontrollida veel, kui kellegi kas raha üle on väga, siis uudis on väga suur, siis asi on kontrollitud veel. Nii, nüüd on 2011. aasta kaevan, siin on näha suur betoonikiht, on selline ka omaette lood, aga seda ma ei jõua praegu rääkida. Sellest tuli kaevasin muide lusika kaevasin või selle kühvlikese kaevasin läbi ja sealt tuli uhkeid kuldass tuli välja. No küll, siin on kaevandid. No nii, nüüd on siis kaevandil avamine uuesti 11. aastal. Siin on sellised asju pilt lihtsalt. Ja nüüd natuke dateeringutest. No siin on näha üks dateeringut tabel, kus on peal siis nagu eri kihtides meestel. Ja näete nüüd see keskel olev siis 1320 paremat kätt, eks ju, jääb siis siin, see peaks olema, ja siin, eks ju. Et see on siis see luu, millest tehti, mis oli see süüdlane selles, et ta oli täpselt ühesugune, nagu esimeses laevaski tuli. Ja näete, eri kihtis erisugused, kõige pealmises kihis on üks vanemaid selle luustikumasid. Ja siin on muidugi siis ka need 4 venda siin, kes olid, kellest enne ka neil rääkis juba, et 4 täiesti venda ja pluss siis veel üks lähisugulane siin üleval nagu lapselaps, selle tegelase lapselaps siit. Nii, siin, see peaks siin olema. Et selle lapselaps on seal. Nii et väga huvitav selline suhu. Nii, nüüd on siis tabel nendest. Näeme, et ühesugu siin on nii esimene kui teine laev, nii et tegelikult on nad väga sarnased dateeringud. Nüüd on siis tegin selle, nüüd Uppsala ülikoolis tehti selline, et kui inimestel on igasugused reservuaari efektid ja kõik selline muud asjad on võimalik, et söövad kala liiga palju, siis lähevad selle tõttu, nende luud vanemaks lähevad, noh, nii suhteliselt, see on jutumärkides öeldud. Aga siin on nüüd loomadest tehtud, kellest lambakesi, keda kindlasti liha ja kala söömises väga vastusta ei saa. Nende luud tehtud, aga need on, nagu näete, nad on komplektis, ükshaaval on esimeses laeva täiesti erinevad on need ükshaaval võttes. Noh, aga kui komplektina võtta, siis nad on äravahetamise sarnased. Näete, nagu liblikatiivad tulevad, dateeringud tulevad, lähevad laiali. Nii et ei oska seletada, milles see fenomen on. Ja need on ka niimoodi võtta, kui saaks veel, on võetud ka niimoodi alumises kihtis, võiks öelda, et nooremad on allpool. No ühesõnaga ei ole võimalik seda seletada, et nüüd hiljem ohverdati, et mismoodi siis allapoole satub siis noorema siin. Et noh, probleeme on palju ja selle kohta veel vastust ei ole, miks see süsinikdateering nii suure kõikumus on. Kuid enam-vähem nagu tegime see väiksed arvutused, enam-vähem ta, noh, kui väga pingutada siia sinna poole, see enam-vähem Salme sündmus võis toimuda umbes aastalt 750. Täna tähelepanust ütles meie kaevamiste vahtmeister, kes praegu on küll Koertemaal juba ja jälgib seda väga huviga ilmselt seda konverentsi. Nii et tema ütleb teile ka, et Napoli Mastiff on ta. Tänan tähelepanu eest. Ka minu poole.
Aitäh, Jüri. Kas on praegu Jürile küsimusi? Jah. Ma küsin eesti keeles, eks ole. Et minu küsimus oli selle koera kohta. Ma ei tea, kas ma ainukesena, kes oli maetud ja saba oli nagu liiva peal, nagu kõrgemal kui need kõrgem kiht. Et kui ta saba oli kõrgemal kui kõrgem kiht, siis peaks tähendama, et see koer maeti kõige viimasena, eks ole? Ei ole nõus sellega, seepärast koer maeti ilmselt niimoodi teises kihis maeti. Aga kuidas see saba sinna komplekteeriti ja siis tal oli lihtsalt kaeti ta mulla katmise käigus jäi talle pea oli juba paika tal pandud sellele alla, ta oli paigas. Ja siis ta oli pool viltu oli maetud lihtsalt, ta oli seal paadis eros, ma ei tea, mis pärast oli. Aga nii ta on seal kujunenud, nii. Sest minu mõistuse järgi see, et kui saba on niimoodi üleval, peab näitama seda, et see koer on maetud kõige viimasena, kui kõik matused on tehtud. Ei ole võimalik matta kõige viimasena, ta võis, no küll maetud kõige viimasena, aga sel juhul oli igal juhul teise kihi luustiku veel kondi küljes, sest see õlavarre luu on jumalas paigas. No ühesõnaga natuke raske aru saada. Okay, aitäh, see oli minu küsimus. Palun. Tänan küsimuse eest. Ja. Nii. Aha. Väga hea. Nii. Kas on veel saalis küsimusi? Are there questions in the hall? Yeah. On sulle. So if the burials were contemporary with each other, I understand that the material culture was slightly different in the first boat burial compared to the second. How do you interpret that if they are indeed contemporary and not one earlier and one later expedition? Et kui küsimus oli, et kui leiumaterjal oli mõnevõrra erinev esimeses ja teises laevas. Same, very, very similar was material. So I guess the premise that the find material was different for the first and the second boat. Very, very similar was. Yuri does not agree with that premise. So I guess that answers your question. Okay. Mark, saad anda. Nii. Internetist ei ole. Kui praegu saalis rohkem küsimusi ei ole, siis täname Jürit